Tervist, daamid ja härrad! Pole ammu kohtunud, selleks on ka põhjus. Pole midagi huvitavat viimasel ajal juhtunud, aga kuna video väljas, siis midagi huvitavat on juhtunud. Ma otsin endale laiba. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Räägin siis lähemalt, kuidas see juhtus ja mis asjaoludel ma selle ostsin. Pöördus mu poole klient, soovis endale saada automaatkäigukastiga, eelistus oli gaas ja oli valmis pikaks rendiks. Tõesti endine mu klient ja tõesti, miks mitte otsida rendiks talle auto. Ehk siis asusin otsingutele. LPG maailm oli täiesti surnud. Hinnaks mul oli kuni 3000 ette nähtud. Ja kuni 3000 midagi mõistlikku peale endiste rendiautode midagi osta ei olnud. Praegu seisuga ma mõtlen, et oleks pidanudki ostma endale rendika hoopis. Tõenäoliselt seal on need hooldatud rohkem kui eraisikute käes. Aga see selleks. Sukeldusin ma siis CNG maailma. Sealt õnnestus mul leida üks B6. Hinnaks oli 4000, kui ma teda esimest korda vaatasin. Ja minu jaoks oli see hind natukene kõrge, aga silma ta jäi mulle. Otsustasin, et okei, ootame natukene. Võib-olla ilmub midagi paremat. Umbes nädal möödudes visates jälle pilk peale sellele Passatile oli hinnaks 3200, vabandust, 3299, kui täpsem olla. Ja mõtlesin, et võib-olla väikse kauplemise peale õnnestubki mul jääda raamidesse 3000. Võtsin siis selle omanikuga ühendust. Omanikuks osutus üks vanem meesterahvas. Leppisime kokku siis auto vaatamise aja, käisin kohal, vaatasin auto üle, sõitis hästi, midagi kolisenud, mingid vigu armatuuril ei olnud, käigukast töötas laitmatult, vahetas käike ilusti. Ja siis mingid roosted täpid siin seal, Passat B6 kohta võiks öelda, et ta oli ilma roosteta. Leppisime kokku, et mitte ei leppinud kokku, vaid tegin talle ettepaneku 3000. Sellest ta keeldus. Inimesel on õigus selleks ja nii me laiali läksimegi. Otsides edasi umbes 3-4 päeva pärast vaatasin, et kulutus on ikka veel üleval, 3300. Kirjutasin talle, et minu pakkumine 3000 on endiselt jõus. Et kui teile huvi pakub, saame kokku ja teeme tehingu. Vastuseks oli see, et jah, okei, ma olen nõus, saame kokku. Saime siis kokku, tegime lepingud ära, kirjutasin auto enda nimele ja rõõmsalt siis viisin auto kliendini. Umbes ma kujutan ette, et 2 tunni pärast helistas klient, ütles, et auto tankis ära ja enam auto käima ei lähe. Nii, kell on 18.30 ja täna on meil pühapäev 12. juulina. Ostsime auto, pole sõitnud veel 50 kilomeetrit ka. Pum. Gaas on põhjas. Бля, бензина воняет.
Jaa. Ostsime auto 50 kilomeetrit, saime sõitjana. Да я понимаю, но эти 7... А, да? А, ну насос срабатывает? Да, поснимай, пожалуйста. А. Там поближе, там поснимай. О! Есть, да? Да. Покатались, называется. А так хорошая машина еще. Могла бы быть. Peale nende vigade muidugi ma pöördusin eelmise omaniku poole. Ütlesin, et kuulge, te müüsite mulle katkise auto. Et saame kokku, tühistame lepingu ära, te tagastate mulle raha. Mina annan teile auto tagasi, lähme sõbralikult laiali. Loomulikult sellega ta nõus ei olnud. Okei, mis teha, ega kohe kohtusse ju anda teda ei saa. Otsustasin siis viia auto Marguse juurde, leppisin Margusega kokku öise aja, sõitsime kohale ja hakkasime siis välja selgitama, mis autol viga on. Nii, siin see õnnetuse hunnik on õiski. Te ei usu, kell on 11:30 öösel. Ma vaatan, kas ma saan telefonis näidata teile või mitte. Ja 13:21. 13:21 ja ma olen Marguse juures. Me oleme Margusega mõlemad sellisel suveperioodil, kus ei jõua nende autodega teha ega remontida neid. Ja praegu seisuga tegelikult Margus kuskilt tuleb. Ja me saame tegelikult selle auto tõsta ainult korraks üles. Et tuvastada, mis seal viga on. Praegu seisuga auto sõidab ainult CNG peal. Bensiini on seal täiesti null. Ma näitan teile autos ka seda natukene. Ja sõidab täitsa okeilt tegelikult. Nii et ma saan selle isegi tagasi anda ilma probleemideta. Näitan teile siis, et siin on CNG näidik. CNG näidik ja bensiini näidik. No bensiini näidik on nullis. Täiesti null. Sealt on kogu kütus välja jooksnud. Ja mina tahan nüüd aru saada sellest, et kas ma peaksin, mul ongi nüüd paar nädalat aega sellega tegeleda. Kas ma panen kohtusse selle asja või siis me teeme selle korda. Kõik oleneb, mis seal viga on. No, see on natukene hullem. Kell on, et te aru saaksite, kell on 1 öösel. Davai, sõida siis. Ma ei ammu siin hilja. Jah, kell on 1 öösel. Ja tänu sellele, et Margus ei tee praegu töid suvel, tal on hästi palju muid asju. Ja mina ka suurt midagi ei tee, siis me praegu koguneme kell 1 öösel tulema siia, et tõsta üles ja aru saada, et mis kuradi asi seal siis selle katki on. Ma olen kindel, et Margus vihkab mind praegu. Aga lõbus on selles suhtes. Osta auto ja 50 kilti sõida ära. 50, esimese tankimine. Helistasin müüjale. Jah, see saaks mu putsi. Ütles tahad minna kohtusse. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et
ega me praegu üritame selgeks teha, kui suur see viga on seal. Aga mis see puhul üle? Mis asja? Miks sul see kurat äsi puhul? Pendikes. Kus mina tean? Siin on midagi tehtud. Täitsa uued tükid on, et saad üks sära. Aga see on võib-olla normaalne, et see jahtub. Ei, no ta jahutab ära ja siis jätab seisma. Ei, no ta ei töötanud niimoodi kogu aeg. Ma arvan, et ta on kuum lihtsalt. Praegu olid siis mootor. Ja. Ma just natukene enne seda, kui sa tulid, et see seisma. Siis peab jahu. Teesi. Aga muidu sõidab ilusti, töötab ilusti. Jaa, kõik on. Ta tegi selle pullid ära, on ju. Ma kustutasin tal vead ära. Ja rohkem viga ei tulnud. Mine pane käima korra. Ma ei julge. Mine pane käima korra. Sa praegu mulle siin ütled midagi praegu. No. Ja seal puud on midagi või? Ei ole vist, ei võid seisma. Aitäh sulle, ära hirmuta mind rohkem. Nüüd jääb seisma. No see üldse ei roosteta. No natuke on ikka roostetud, me leidsime ikka kohad küll. See on ikka Passat B6. Siin on osad on hästi ära varjatud, kui sa vaatad näiteks, no mis hästi, no näed, need on varjanud siin ikka, näed. No, teisel pool on ka selles suhtes. No selle kohta, B6 kohta on siin hästi kõik. No, ma muidugi ei tea, mis seal all on. Hetkeseisuga. Ma ei lase seda videot välja reisk, kui seal on midagi jubedat. No nii. Loodame, et pooleks ei lähene. Rehvide pealt ei ole kokku hoitud. Ära rõõmusta mind, teine. Mida head? No ta alustas selle müüki, 4 tonniga. Ja lõpuks oli 3 kandis ärane. Need on vahetud, ma arvan. Siin on midagi tehtud. Tugilaagrid on ka nagu uued. Jah. Kliima töötab. Jaa, kõik on. Ma näed, siin on vedru katki. Katki või? Vedru on pooleks, jah. Anna. Ma näed, siin on ots on siin püsti niimoodi. No praegu tunda ei ole. Nii, siis meil on esimene on teada, et vedru on. Siis ei tea ikkagi välja ei tule. Ei tuleb. No ma neid asju, kuidas ma neid leian. Ma vaatan. Tundasin. Siin on vedru vahetatud. Siin on uus tugilaager ka. Siin on üks tehtud. Okay. Arvatavasti sealt on katki läinud, siis seal on ära vahetatud. Ja siin on kõik roostud. No selge, no hetkel ta veel püsib, on ju. Ei, ta püsib, ta siit ei tohiks kuskile minna, ta on siukses asendis. Jaa. Kõigi koha pealt katki läinud. Okei, no selge, siis on vedru läheb kunagi vahetusse. Aga ma arvan, et see kõik on augustis. Ämblik. Ja ämblik on kõige tähtsam. Siin on uued tolmukattad. Täitsa pärast. Või on juba hästi.
Nihuja sille. Ma ei taha alla tulla. Ütle veel kord. Vaata seda. Siin on uus sillatala. Ei ole. Vaata, kus läigib või. Türa, ma ütlesin, ma vaatasin sinna alla, ma ütlesin naisele, see on ka ju kõik uus. See kõik on uus, jah. Kõik uued õldsad, uued vedud. Vot ütle mulle, kas siin, kuule, siit on katki, ongi. Näe, vaata, tuli ära. Vaata, mis asi uskast. Näe, filtri pealt. Filtri pealt, vaata, sa ei näe või? See. See on kogu viga või? Vaata, ei siin on midagi. Vaata, kus see lukusti siin on. Vaata, siin on. Vaata. Nii ja niimoodi. See on lahti, see ongi kogu viga, jah. Jah? Aga ma ei saa aru, miks ta praegu kinni ei jää. See vale filter äkki või? Kas me saame sinna mingi klambriga kinni tõmmata? Või surve on liiga suur seal? Seda ei saa klambri, vaata ma proovin seda natuke liigutada. Vaata ka vaatan praegu edasi. Siin on kõik, näed, näed, üks tabikas on katki. Täitsa ära tulnud või? Täitsa lahti tulnud, jah. Aga no selles suhtes ta võib siin olla, see ei muuda midagi. Me saame selle teine kord kinni panna. See on katki läinud. See on vaja uus panna, see puks on katki. Okay. Aga siin on kõik need uued õõtsad, sillad, alari. Siin on iseenesest kere on roostast nagu neil ikka. Siin on palju rohkem elu veel ees kui... Vaata kui siia niimoodi vaata. Siin pinnimine rooste on. Aga see on nüüd kõigil. Kuskil mingi auke ei ole. Oota, sa tahad öelda, et praegu seisuga filtri pealt on voolik lihtsalt ära tulnud. Vaatame, kui on mudima seda asja, kui valsime kuigi. Ma olen valmis kohtusse minema vennaga. Aga ma küsin sellist asja, seda ju klambriga ei saa kinni. Et hakkab ikka välja tulema sealt, jah? Ahah. Okei. Liikuv osa sees, mis tundub, võib-olla ei ole ka, võib-olla on selle filtrit vahetatud ja siis on... Et siis nagu peaks panema uue filtri või? Või äkki on see kinnitus katki tehtud, ma ei tea. See on ju, see on see sama sillatala, mida me tahame teisel B7 teha kunagi. Või B6-l. No me oleks vahetanud need õõtsad. Ja. Kõik need muud, see sillatala oleks vana ja need siin on kõik uued poldid ja kõik muhki värk. Ma ütlen niimoodi, et kui seda isegi ei saa praegu korda, no ma lihtsalt ütlen, et kui seda isegi ei saa korda, siis tegelikult, ütleme, kui filtripoolne on või midagi, et see on üks parimaid rikkeid, mis mul elus on olnud. Voolik on lahti. Ma nägin juba imelikult siin. Kas see oli see klõps, mis ma arvasin? Jäi kinni, jah. Ma lõikan selle välja, aga võib-olla ei lõika ka. Päriselt või? Ma lähen praegu, panen sinna veel mingi... No alguses ma panen 5 sisse sinna kütet. Lihtsalt näha, kas... Margus!
Türa midagigi hästi läheb mu elus reis. Mine perse reis. Mine perse. Mehed, kes te vaatate seda videot. Ma ütlen reis. Üks vedru pooleks võib-olla piduritega midagi. See kõik on ju kunja-munja selle juures. No ei ole siin kokku hoitud ju nende pealt. Mis sa vaatad? No ikka natuke on kokku hoitud. Okei, vana rehv selles mõttes. 10 Jah, okei. No muster on ikka kuradi vägev rehv. No näed, siin on, näed. Jah. Mine. Margus, lähme jooma. Ta on veel natukene uimane, sellepärast, et ta tahab tegelikult saada vahest seda bensiini vaata kiirenduseks. Ega need kõik CNG-d on sellised, nad tahavad, kui sa hästi kiiresti vajutad järsemalt. Ja, siis ta võtab natuke bensu juurde. Davai. Kui kaif see on, kui kaif tunne see on, kui sa arvad, et sind lihtsalt tõmmati reisk. Lihtsalt tõmmati ja selgub, et mingi kuradi mehaanik, mingi sitapea, kes selle tegi. Muidugi, ma praegu ainult räägin sellest. Võimalik, et ma lähen praegu, panen sinna kütad sisse ja ikka perses on. Kuskilt mujalt tuleb, lihtsalt see on see vahe, aga ma arvan, et mitte. Ma arvan, et midagi ka minu elus läheb hästi. Nii et sõbrad, vaat selline lahendus see oli. Tänud Margusele, kes ei viitsi tööd teha. Mida tähendab? Mis ei viitsi? Ei saa, on ju? Praegu on suvi on, kõik naudivad, tahavad kuskil käia ja elada. Sügis tuleb, siis tulevad need videod tihedamini. Nii, aga praegu seisuga kõigile tänud ja näeme järgmine kord. Olles nii rõõmus väljudes sealt Marguse juurest, sai see auto sõita veel ühe päeva. Ja mis probleemiga me kokku puutusime, sellest ma räägin teile järgmises osas.